oleme siis suhtepööriste esimese juubelisaate juures. Ehk täna on meil 10. saade. Ja tänase saate teema on lapsikus, mängulisus. Kuidas seda maha surutakse, miks seda maha surutakse, mis tundeid see tekitab. Ja kas selle vastu saab midagi ette võtta, selles mõttes, et kas neid riske või neid hirme endas üles leides tegelikult saab kogu oma maailma natuke rõõmsamaks teha. Ja siis hakkakski praegu sellest kohe pihta, nagu ikka, siis Tibu käest küsiks, et kuna meil on põhiliselt see probleem on olnud, et mina olen meie peres see tõsimeelne ja sina oled see realistlik pessimist. Jah, võib ka nii öelda. Kelle klaas on alati pooltühi ja veel vähem, eks ju. Ja see, mis seal sees on, see on ka solk. Aga ja no minul on alati hirm, et kui ma ei võta maailma väga tõsiselt, siis see klaas saab täitsa tühjaks. Seetõttu mind on alati hirmutanud. Et see on üks teema, mida ma tean, mis mind sinu juures hirmutab, on see, et sa suhtud nagu kergekäeliselt. Et ma lennata, teen mis tahan ja maailm on ilus ja mis mõttes ilus. Kui maailm on ilus, siis minuti pärast oleme me kõik mudas. Ehk et ma olen siuke tõsine eestlane, kel pill tuleb pika elu peale või natuke enne. Minu arust sul tuleb pill enne, kui ilu üldse on kuskil. No eks seda pilli tuleb kogu aeg, jah. Ilu ei ole jõu üldse nagu kohalegi. Just, pikast ilust ma üldse räägin. Kui öeldakse, et sight doesn't matter, aga kuidas sa ühesõnaga oled tundnud seda, sinu mingid tunded mängulisuse asjus? Me oleme seda, sinuga omavahel ju, ma arvan, et me oleme siin saadetes ka puudutanud seda tegelikult, aga me oleme seda ikka päris palju arutanud, kuidas minu rõõmsameelsed hõiskavad hetked on sinus viha välja toonud, kuidas on see siis Korea popmuusika, kus ma olen kiljunud sellepärast, et on kas nunnud poisid või mingi väga-väga lahe kontsertesinemine, ma tahan, et sinuga seda jagada või on olnud mõni kokkamine, kus ma olen teinud aretanud mingi uue maitse, mis meeletult nagu toob mul sellise excitement'i välja, selline mega elevus. Ja siis ma olen toonud sulle selle ja siis need hetked on tõmmanud sul nagu maha igasuguse soovi või ma ei tea, või on nad tekitanud sinu soovi tõmmata minu seda elevust maha ja sa meelega solvad mind tihtipeale nendes asjades. Okei, seda ma arvan, et ma päris ei tee, aga hea küll, kui sa nii tunned, siis see nii on järelikult. Ma olen seda tundnud. Ma lihtsalt arvan, et ma ei tee, aga sina arvad, et ma teen. Jaa, arvan küll. Ma ei ütle, et sa seda... Ütleme nii, et sina tunned, et ma teen, mina arvan, et ma ei tee. Selles mõttes, et ma ei ütle, et seda solvamist on nüüd väga tihti, aga ma mõtlen ekstreemsetel juhtudel, kus sul ikka väga paha olla, on sul ikka... Okei, ma ütlen teravalt selles mõttes, et kuna ma ärritun selle peale, et sa oled rõõmus, siis ma ütlen midagi teravat, et see rõõm ära kaoks. Jah, täpselt. Ja see terav on üldiselt siis suunaga selles, et mis maitsetest sa räägid või see on ülemaitsestatud või et kargavad seal laval ringi täiesti nagu mõttetut asja teevad. Need on... mingi tühistav lause. Just tühistavad laused, mida ma kutsun solvanguks. Selles mõttes, et see on nagu mingis mõttes tekitab. No selle lause või selle ütlemise alateadlik eesmärk, siiski jah, ma olen alateadlik selles mõttes, et ma teadlikult ei taha seda teha. Ja samamoodi võtab päris vanasti, aga kunagi oli meil need samad, me oleme seda arutanud päris palju, kuidas me saime erinevatest asjadest nii-öelda oma väiksemaid valgustusi, on ju. Kuidas ma lugesin mingisugust sopakat nii-öelda, mida me nimetame sopakaks, on ju, Barbara Cartland või mida iganes, sealt mingisugust
täiesti suvalisest stseenist sain ma aru mingisuguse nagu elu põhitõe on ju armastuse või millegi suhtes ja tulin sulle seda suure excitement'iga rääkima. Näen, nüüd ma lugesin seda ja sain seda. Ja siis sa ütled mulle, et ei ole võimalik, et sa umbes sopakast või millestki saad sellise asja. Ühesõnaga, sa nagu tühistasid neid minu vaata neid nagu noh, asju. Eks seda me oleme sinuga rääkinud, seda sa oled öelnud ka, et asi, mida sa kahetsed, on see, et sa oled tõmmanud maha minu neid rõõmuhetki. Seepärast, et neid hakkas järjest vähemaks jääma vastavalt sellele. No, selles mõttes on tõsi, et tegelikult on see mul kahtepidi. Ühest küljest on see sinu rõõm, see sinu sisemine rõõm on minu jaoks nagu kõige suurem väärtus. Ehk et ma mäletan, kui me hakkasime koos elama, siis see, kuidas sa kilkasid vahel mingit raamatut lugedes, siis see oli nagu kõige ilusam asi üldse. Ja, aga see on ka kõige, teatud hetkedel on see sul ka kõige suuremaid vihapurskeid välja toonud selline asi. Ja ongi. Miks see sus hirmu tekitas? Sellepärast, see on teatud mõttes nagu rõõm on mingis mõttes nagu armastus, kus sa avad ennast haiget saamisele. Jah, täiesti. See on täiesti kaitsetu. Just, et see on see tunne, kus ma hüppan nii-öelda lennukist välja, eks ju. Seda ma ei julge teha. Piltlikult öelda, eks ju. Minnes rõõmu, ma nagu lükkan ennast maast lahti, eks ju. Ja siis ma pean olema kindel, et ma lendan. Või siis mitte olema kindel, vaid lihtsalt mul on ükskõik või tähendab, et minu jaoks on iseenesest mõistetav, et ma lendan. Aga kui minu jaoks on iseenesest mõistetav, et ma kukun, siis kui sina tunned rõõmu, siis sina hüppad lendu. Kui mina tunnen rõõmu, siis ma hüppan aknast alla. Oh my god, see oli halb praegu. Ehk et minu jaoks rõõmu tundmine tähendab seda, et ma hüppasin kuskilt alla ja nüüd kohe tuleb kukkumine. Ja sellepärast, kui ma näen sind seda tegemas, siis on mul paanika koht, sellepärast, et ma näen, et me kukume. Või et sa kukud ja ma koos sinuga, eks ju. No, kas see on selles mõttes, me oleme taaskord, ma ütlen, me oleme seda korduvalt rääkinud, aga see on põhimõtteliselt ju sama asi, mis sa tegid siis, kui ma käisin, ma mäletan, ma käisin Alter Egosse viimas tüdrukutele, käisin seal söömas või midagi ja ma viisin neile lilli. Ja kui sa sellest kuulsid, siis alati vihasid ja üritasid teha maha, et umbes, et nad olid rõõmsad su lillede üle ainult sellepärast, et sa käisid, ma ei tea, söömas või midagi, ühesõnaga raha kulutasid seal ja midagi sellist ja ütlesid mulle, et siis sa üritasid ka nagu maha tõmmata seda ja teha nagu väärtusetuks minu neid hetki, kus ma tundsin ennast mega õnnelikuks, et ma tegin teisi inimesi õnnelikuks. Kas see on nagu sama? See on põhimõtteliselt sama, jah, selles mõttes, et kui sina näed mingit situatsiooni, siis sa võtad seda situatsiooni kui tõde. Face value, jah. Eks ju, et see on nüüd tõde ja siis sa reageerid sellele ja nii ongi. Kui mina näen reaktsiooni või situatsiooni, siis see ei ole kunagi see. See on alati tähendab midagi. Ehk et kui ma ei tea, restorani töötaja suhtub minusse lugupidavalt, siis see loomulikult tähendab seda, et ta tahab minu raha saada. Et seal ei ole lugupidamisega mingit pistmist. Kuigi see ei pruugi niimoodi tähendada. Ma räägin, kuidas ma tunnen. Ma ei kahtle selles, et kui ma lähen restorani sööma, siis teenindaja on väga õnnelik selle üle, kui ma kulutan seal raha. Sellepärast, et tema saab palka selle eest mingis mõttes, on ju. Kuigi ma tean ka väga... Selles mõttes ei saa see päris nii öelda, et kui inimene töötab restoranis, teoreetiliselt on ju, siis tal on nii-öelda määratud palk kindlasti olemas, on ju. Seda küll, aga see tuleb ikkagi sinu rahast. Okei. Aga põhimõtteliselt, mul ei ole nagu midagi selle vastu, et ta on rõõmus selle üle, et ma tulen sinna sööma. Aga see, kui ma viin talle lilled, mul lihtsalt need tüdrukud olid niivõrd giftid ja mulle nii meeldis seal käia ja siis ma viisin neid lilli. Aga et ma mõtlengi seda, et kui ma teen talle nagu rõõm, aga mulle tundus, et kui ma läksin sinna, ma võtsin need lilled või selle
lille või mis iganes ja tõstsin selle sinna leti peale, siis mul nagu tundus alati, et nende silmad läksid särama ja nad olid nagu nii õnnelikud. Ja ma nagu nautisin seda, et nii lihtne žest võib inimese teha, noh, õnnelikuks. No see on jah. No muidugi ma tean seda, et sellest kontseptist sa ilmselt üldse aru ei saa, et keegi võiks õnnelik olla, kui talle lilli kingitakse. No see on üks asi, et ma ei oska ennast samastada selle tundega. Sellepärast, et ega ma ei oska ennast samastada tegelikult selle tundega ka, et sa tunned rõõmu sellest, et sa annad kellelegi lilli. Sellepärast, et kui ma nüüd paneks enda tõlgenduse sinna taha, siis ma ütleks niimoodi, et sina viisid lilled selleks, et nad sind kiidaksid. Ja nemad võtsid lilled vastu selleks, et sa neile raha annaksid. Ja ühesõnaga sa lähed nagu... Ehk et ma nagu tõmban mõlemad pooled armastusest kaubandussuheteks. Ehk et see on nagu noh, ühe astme võrra tegelikult alla tõmbamine. Sellepärast, et seal üleval on ohtlik. See on, noh... See on nagu tingimusteta armastus. Noh, seda võib jah niimoodi nimetada... Ei no, sa ju ise ütled... No ta selles mõttes ta on tingimusteta armastus, jah, et sa armastad esimesena. Tingimusteta armastuse loomus on ju see, et ma olen nõus armastama esimesena, mitte... Isegi mitte see, et sa armasta mind, siis ma tulen ja armastan sind. Noh, see on nüüd see tingimuslik armastus, eks. Juhul, kui sa mind arvastad, ja niimoodi me oleme kõik valmis armastama, sellepärast, et noh, mis siis viga, ta juba nii armastab mind, mul ei ole mingit riski enam. Aga see, kes nüüd esimesena läheb, viib need lilled. See võtab selle riski, et talle öeldakse, et sõida seenele oma lilledega või no mida iganes, eks. Ehk et tema hüppab maast lahti. Ja alles siis selgub, kas tiivad kannavad või ei kanna. Eks ju, selles mõttes see on alati nagu, noh, see on iga kord, see on nagu enesetapp sisuliselt. Mis on, noh, selles mõttes enesetapp, et ta evib sama riski nagu enesetapp. Aga tänu usule on ta armastus. No, siin on see koht, kus surm ja armastus nagu kokku puutuvad. Et armastaja, esimesena armastaja, see hüppab maast lahti ja tal ei ole põhimõtteliselt garantiid, kas ta hüppas lendu või hüppas aknast alla. Ja võt ongi, mina olen nii veendunud, et see on aknast alla hüppamine, sest ma ei usu armastusse. Ja sina oled veendunud, et see on armastus ja sul ei ole see probleem. Et see on, ja noh, tegelikult ilmselt me teeme varsti ka mingisuguse saate sellest nii-öelda 5D maailmast, kus tunnete kahtepidi nägemine ja mis on nagu armastuse olemus. Siis tegelikult see maailm, kuhu sa hüppad, see ongi see 5D maailm. Ja sellepärast on hästi ebakindel. Sest mida kõrgemasse dimensiooni sa lähed, seda hõredamaks läheb maailm. Selles mõttes, seda püsimatumaks. Huvitav on see, et kui jätta välja need momendid, kus ma tunnen ennast raskelt ja mul on depressiivsed mõtted ja kõhklused ja mured on ju, siis üleendaja, depressiivsed mõtted ja kõhklused, sellised asjad on meil alati ja kogu aeg olemas. Need ei kao mitte kuhugi. Aga ei, mida ma tahan välja tuua on see, et ühesõnaga normaalsel ajal minu enda baasilt on ju. Normaalsel ajal minu elus on täiesti normaalne see, kui ma ühel päeval naeran kontrollimatult, nutan kontrollimatult, jooksen muru peal. Kui seda talvel teed, siis on kahtled, siis pole muru. Hüppan tiiki ilma jääta. Ja ühesõnaga nagu jooksen eufooriliselt midagi, tunnen negatiivselt midagi, depressiivseid tundeid. Aga minu jaoks on normaalne, kui ühes päevas, ühes hetkes on kõik need tunded korraga olemas. Need ei hirmuta mind. No võt, nüüd me alustasime sellest mängulisuse tõrjumisest, aga tegelikult ma tundub, et olen väga ruttu jõudnud selle oma kõige hilisema äratunnetuse juurde. Seda, et armastus sisaldab kõiki tundeid, eks ju. Ja kui ma ei julge mingeid tundeid tunda, siis on mu armastus igal juhul puudulik. Ja nüüd ongi... See on see koht ilmselt, kus ma olen sulle öelnud korduvalt, et ma ei saa roosamulli inimestest aru, sest inimene, kes tuleb, ütleb mulle,
et armastus, positiivsus ja nii edasi, kõik positiivne on ainuke, mis ta tunneb ja midagi muud ei ole, siis ma mõtlen alati, et issand, kui poolik on tema maailm. Ei, no muidugi, see on tegelikult tühi sees, sest ta ei saa neid positiivseid tunda, kui ta ei tunne negatiivselt. Just, et mulle tundub ka, et selles mõttes see lause, mida kasutatakse, vaata, et tea, mis on negatiivne, siis oskad positiivselt tunda, see on tegelikult hästi tõene, sellepärast, et samamoodi nagu ma tunnen sinu suhtes armastustunnet, tänutunnet, rõõmutunnet, erutust isegi teatud hetkedel, küll teistmoodi. Seda sa mulle küll ei ütle kunagi. ei ütle. Samal ajal ma tunnen su vastu põlgust, viha, hirmu, ühesõnaga veel nagu suur variatsioon erinevaid negatiivseid tundeid, samamoodi nagu on ka positiivsed tunded. Ja mis selle asja juures nagu muudab meid terviklikuks, loomulikult me oleme sinna poole kogu aeg teel ja töötame sel teemal, aga mis nagu muudab seda ägedaks, on see, et kui ma tunnen sinu ees hirmu mingil hetkel, siis sealt kõrvalt ei kao ära tegelikult positiivne. Sealt kõrvalt ei kao ära see, et ma 15 minutit tagasi olin õnnelik selle üle, mis me rääkisime või tegime või ma tundsin sinuga seoses. Et need tunded tulevad ja lähevad ja mõni nagu hajub natuke ja niimoodi. Aga nad on kogu aeg kõik olemas ja see on minu jaoks on see nagu selline issand, see on hästi lahe ütlemine. Korea keeles on Jeesus Kristus Superstaari laulus, see Getsemene laulus on sõnades vist on Hõndellinen maam. Inglise keeles ma võiks veel midagi Oota. Ma tahangi öelda seda, et inglise keeles ja eesti keeles see varem ei kutsunud mind üldse, aga sealt laulus korea keeles kuulates hakkas see mul nagu, võib-olla see laulja laulab seda nii kihvtilt. See tähendab võbelev süda põhimõtteliselt, tunned täis süda. Ja see ongi minu jaoks kõik see positiivne ja negatiivne koos on nagu see tundeid täis, see võbelev süda. See mees, kes teab, et ta läheb nüüd surema, see mees, keda ma ei nimeta, aga see mees, kes teab, et ta läheb nüüd surema, aga sellel on kõigel mõte. See ei tähenda seda, et kaob ära positiivsus. See ei tähenda seda, et ta jagab leiba või mis iganes ta jama teeb, on ju. Ühesõnaga, sa saad aru? No ta ei leiba üle eilsest. Aga ühesõnaga, see võbe, issand, mis pisar siin veida. See võbelev süda, see on nagu nii suur tunne ja see sisaldab kõike. Ja see on see, mida ma tunnen sinu suhtes ka. Et paar päeva tagasi meil oli jutt põlgusest. Ma tundsin meeletut põlgust su vastu ja meil on olnud hirmudest. See oli nädal tagasi peaaegu, aga siis me tegelikult avastasime selle, et need negatiivsed tunded on seal kõik kenasti olemas. Huvitav on see, et me teadsime varem, aga nüüd järsku kõik nagu jooksis pildina ette. Ta jooksis minu arvates selle pärast pildina ette, et me leidsime selle metatunde ehk armastuse, mis seob, vaata, igapäevased inimesed, kes ei armasta, nad on oma hetke tundes. Ja mina näiteks selles mõttes ei ole armastanud, et kui ma vihastan, siis ma olen vihane. Ja kõik muu kaob ära. Kui ma olen rõõmus, siis sel hetkel mul on kõik jube ilusti. Siis ma saan, ma ei tea, valamu peale vihaseks, või diivani peale või mis iganes asja peale. Ja siis on kõik vihane. Siis ei ole enam muud. Ehk et see on nüüd sama asi, et sa oled tegelikult selles ühes tundes ja sul puudub see metatunne ehk armastus, mis need nii-öelda üheks dünaamiliseks suurtundeks seos. Ehk mul puudub, sul ei puudub. Ja just mul tuli praegu, ma üritasin meenutada, kui mul on olnud need meeletult eufoorilised hood, need, kus maailm muutub, ma ei tea, mitmeteeliseks või ühesõnaga nagu põhimõtteliselt selline tunne, nagu on lainetus, kõik on korraga. Ja selles mõttes on meeletult eufoorilised, nagu ülipositiivsed hetked. Aga kui ma hakkan mõtlema neile praegu, siis nendel hetkedel ei ole mul kunagi negatiivne tunne ära kadunud. Tähendab, ta ei ole loomulikult kõike hõlmav ega nagu ta ei sega üldse seda positiivset tunnet sel hetkel, aga ta on täiesti olemas, selles mõttes, et ei ole selline tunne, et nüüd maailmas ei ole enam negatiivsust või minus ei ole enam negatiivsust, vaid on see, et issand, kõik on nii positiivne koos selle negatiivsusega nagu. No, et
mulle tundub, et sinus on bipolaarsus väga tugev. Jõudnud sinna, kuhu ta tegelikult jõudma peab. Mis mõttes? Selles mõttes, et bipolaarsus mingil hetkel... Kas sul on bi- või bipolaarsus? Bipolaarsus. Ei, mitte biporaalsus. Okay. Et lõpuks ta peabki jõudma sinna, kus ma olen... armastus on bipolaarne. Selles mõttes, et ma olen nii õnnelik või õnnetu korraga. Ja selles mõttes, kõik need tunded seal vahel, eks ju. Nii mul lihtsalt be popular tuli mul praegu. Et kõik need tunded seal vahel korraga ja no vot, see mängulisuse maha surumine, millest me saadet alustasime, see tuleneb ju sellest, et seal on mingi tunne, mida ma kardan tunda. Ma kardan tunda seda valu, mis juhtub siis, kui ma sealt aknast alla kukun, eks. Ja sina seda valu ei karda. Ja sa kardad mingis teises mõttes, eks ju, teises kohas. Selles mõttes ei ole niimoodi, et sa oled nüüd hea inimene, ma olen halb inimene. Nii ei saa olla, eks. Ei, ma muide arvan, et sa ütled praegu valesti seda kohta. Okay. Ma arvan, et ma ei karda seda valu sellepärast, et kui see valu tuleb, aga mul oli kas või sekund seda õnnetunnet, kus ma arvasin, et ma oskan lennata või saan lennata, siis see on seda väärt. No, ma saan sellest mõttest väga hästi aru seetõttu, et vaata, mida ma olen siin rääkinud saates varem, see unenägu sassast, eks ju, kus... Ja ära väga üksikasjalikult mine. Ja kus ma sain selle tunde, et see valu, mida ma kogen siis, kui ma jään armastusest ilma mingil põhjusel, see tegelikult ei ole tähtis. Sest see armastus tasub ennast ära igal juhul. See ei ole üldse oluline. Ja ma ei ole praegu väga paljudes kohtades seda veel nagu suutnud niimoodi kokku viia, aga tegelikult see on selle kahe poole kokku viimine on see, mida ma olen terve elu teinud, mida ma olen otsinud. Ja, nõustun, sa kogu aeg üritad jõuda nii-öelda selle suure ühtsuseni. Ma saan aru, et see on see. Aga ma nagu... Sinul on ta just kui nagu iseenesest mõistes õla tagant võtta lihtsalt. Et selles mõttes on see, mina olen üritanud sellesse jõuda mingisugusel intellektuaalsel moel. Ma ei tea, kas see on üldse võimalik. No ju ta vist ikka on, sest ma ju kogu aeg liigun mingis suunas. Vist. Aga ega see kindel ei ole, sellepärast, et mõne enda ümbruse peegelduse järgi mulle tundub, et võib olla, et ma olen väga, väga totaalselt valel teel. Ja vahepeal ma vaatan ka neid peegeldusi. Muide, ma arvan, et lahe oleks korraks mainida peegeldust, sest meil oli siin suur avastus viimastel päevadel on ju peegelduse osas. Kuidas, me oleme siin rääkinud hästi palju, et iga inimene meie ümber, iga situatsioon meie ümber peegeldab olemust, asja meie sees on ju. No põhimõtteliselt meid ennast, jah. Just. Ja kuigi ma varem arvasin seda, et mina arvasin pigem niimoodi, et mida kaugem inimene, mida kaugem situatsioon, järelikult see ei peegelda mulle midagi väga tähtsat. Siis sul oli hiljuti, mõni päev tagasi oli sul väga tugev arusaamine, mida see tegelikult tähendab. Jah, see oli hästi põnev mõistmine, et mida kaugemalt ma hakkan nägema. Vaata, alguses me ei näe kaugemaid peegeldus. Me näeme lihtsalt, need on mingid võõrad inimesed, need ei tähenda meie elus midagi. Et tähendavad need, ütleme nii, et esmane taipamine hakkab nii, et sul lähiringist hakkad aru saama, et need peegeldavad siin. Aga nüüd, kuna ma olen ju teatud osavuse omandanud selle taipamise juures, siis nüüd ma vaatasin viimasel ajal pikemat aega, et mis jama see on, et mulle tulevad väga rasked keisid minu ellu. Tulevad suhteliselt kaugelt ringist. Tähendab, mingi sellised näited nagu Facebooki sõbranna eksmees või lapsepõlve, mitte lapsepõlve, vaid noorpõlve sõbra, kes praegu elab kaugel kuskil Euroopas, Norras. Ta ilmselt tunneb ennast ka ära siin praegu kenasti. Tema peres toimub ja tema naine, eks ju niimoodi. Ja näiteks ma sain aru, et see naine olen mina. Sinu tohutult alla surutud. Minu klammerdumine ema külge.
ja ühesõnaga ühesõnaga ta näitas seda välja selle naise pealt ma näen, kuidas see kõige sügavamal, noh, võib-olla seal on veel sügavamaid kihti, ma küll ei kujuta ette, sest see olukord on seal juba nii hirmus. Aga kuidas see kõige sügavamal, milline hirm mind hoiab kinni tegelikult seda transformatsiooni läbi viimast. Ja noh, sul on siin, eks ju, mingid sõbrannade lapsed ja noh. Ja igasuguseid. Ühesõnaga väga keerulisi case'e, mis on tõesti, vaatad, et noh, inimestel on nii raske olukord, et täitsa kuidas nad suudavad niimoodi olla. Just, ja kuna nad tunduvad, nad on nagu mitu inimest edasi kuskil kaugel, võib-olla isegi ei puutu mitte kunagi nende inimestega kokku, siis ongi see, et tänu sinu sellele mõttele ka mul hakkas nagu kohe nagu tunnetustööle. Ja ka mina sain aru mitmest kohast sellise peegeldumise, on ju, et noh, kuidas, kui nii ilusad, kui hirmsad asjad minu sees nagu toimuvad. Mida ma üldse nagu ei ole kunagi tunnistanud. Nad on nii madalale peidetud, et noh, neile on mitte see, et neile ei ole võimalik otsa vaadata, aga neid on väga-väga lihtne neist mööda vaadata, sest nad on nii olematud meie teadvuses. No just, aga mis on väga kihvt nende kaugete peegelduste juures. Seal sa näed tervikut. Noh, vaata nagu ikka, kui sa vaatad mingit maali kaugelt, siis sa näed, sul tekib nagu terviknägemine. No sa näed tervet maali korraga. Eks ju. Selles mõttes sealt on olemus palju paremini näha nendest kaugetest peegeldustest. Kui ma sind vaatan, siis ma näen üksikuid tundeid, üksikuid nüansse endas. Just, ühesõnaga meie peegeldamegi üksteisele parasjagu seda, mis pinnale tuleb. See on hästi nagu... Detailselt. Me peegeldame hästi detailselt. See kauge peegeldus, see peegeldab olemust üldiselt, aga väga sügavalt alateadvusest. Ja selles mõttes see on muidugi väga kihvt asi, et... Nii et kõik need Aafrika nälgivad lapsed, issand, kui raske mul elu on. Just, aga saad sa aru... see näitab tegelikult kõige sügavamat surmahirmu võib-olla. Aga põhimõtteliselt siis need inimesed, kes, noh, selles mõttes on piltlik kujund nii-öelda, aga ma olen lihtsalt seda nii palju elus kuulnud ja see nii hullult häirib. Kõik need inimesed, kes muudkui räägivad, et sul võib raske olla, aga no mõtle Aafrikas nendele nälgivatele lastele, siis neile endal sees on siis see nälgiv laps nii suur ja nii tugev. No kui see on inimesel jah niimoodi nähtaval, siis on tal lähemal. See on tegelikult tegemist selle semantilise või tähendusliku kaugusega. Eks ju. Et noh, nälgiv Aafrika laps, noh, minu jaoks on ju tegelikult lihtsalt üks väljend. Jah, minu jaoks on ta ka tühi väljend. Selles mõttes, kui keegi ütleb mulle seda, siis minu jaoks on alati olnud see tunne ja ma ei ole seda väga palju nagu analüüsinud. Aga ma olen väga palju nagu mõelnud seda ja tunnetanud seda, et noh, täiesti külmalt vist. Aga mida kuradid mul neist Aafrika nagu nälgivatest lastest? Selles mõttes on, ma arvan, et see on üks vaimse arengu selline gradatsioon või siis selline astmestik, et kui mida kaugemalt ma vaimselt arenen, seda kaugemalt ma tunnetan peegeldust. Näiteks selle noorpõlve sõbra naist ma tunnetan, et see olen mina. Aafrika last, noh, see on sõna lihtsalt, ma ei tunneta seda, see on kuskil kaugel ja kuigi noh, kui ma nüüd vaatan pildi pealt lausa seal, ütleme neid sõjakoledusi Süürias ja näiteks, siis noh, seal ma ikka tunnetan küll, et see on valus. Ei, ma ei ütle seda, et see niimoodi ei ole, tähendab, ega ma ei ole ka nagu tundetu, nii et jah, kui ma näen seda pilti või ma kuulen seda päris lugu kedagi rääkimas, loomulikult mul käib emotsionaalselt see tunne sest, aga ma räägin nagu sellest üldisest mõttest, et ma olen seda alati ise pannud sellisesse kirjeldusse, et kui mul on hetkel raske, mul on valus ja mul on paha, siis mul ei hakka elu sees kergem sellest, et ma mõtlen kellelegi, kes tuhandete miilide kaugusel kannatab parasjagu. See absoluutselt ei muuda mõju lihtsalt. Peale selle, see peegelduseks, see, keda sa läbi tunnetad. Selleks ei saa olla abstraktne Aafrika laps. Selleks on konkreetne laps. Ja, just. Teda saad sa tunda. Temast saad sa näha oma peegeldust, kuidas su ellu ilmub.
aga mitte see laps, keda sa näed Facebookis, et näete, ta sureb nüüd kuskil teises maailma otsas vähki ja tulge aidake. See pilt võib kurba tunnet tekitada. Aga see ei ole see, mis peegeldab. Ta ei ole laps, eks ju. Ta on lihtsalt märk kõikidest Aafrika lastest. Just. Et selles mõttes on see peegelduse jah nägemine, aga tõesti, ma olen nüüd hakanud nägema, kuidas, ütleme niimoodi, et ümber minu on nagu minust eemalduv, nagu lainetus minu peegeldustest. Ma ühesõnaga näen seda kaugemat ja vähemat, ühesõnaga mingi ruum on tekkinud. Et ei ole enam lihtsalt, et näe, seal on peegel, vaid sul on ruumil. Mingi peegeldusruum on, mis kõik räägib mulle minust. See on hästi lahe. Aga nüüd, kui ma korraks võtan selle lapsemeelsuse, mida sa oled üritanud mulle alla suruda, on ju, mitte nagu tahtlikult, aga vaadata vastavalt oma enda hirmudele. Siis üks asi, mida me oleme siin ka arutanud ja millest ma kujutan ette, et ka teistel inimestel võib olla mingisugune segadus peas vahest, on see, et ja võib-olla see on ka vastavalt oma hirmudele, aetakse segi lapselikkust ja lapsikust. Sest need on kaks täiesti erinevat asja. No vot, ma arvan, et siin vist on, need on muidugi need erinevad asjad. Seda ma tahakski, et sa natukene tooks välja, kuidas need erinevad. Ma arvan, et see, et sina seda naudid, see on lapselikkus sinu jaoks. See, mida mina kardan, on lapsikus. Niimoodi. Okei. Eks ju, ehk et sama asi, mina see ei ole ju lapsik. Mis mõttes ei ole? Ma näen ju teda lapsikul. Ehk et lapsikul on, eks ju, see halvustav väljend, et ta on nagu, vastutustundetu ja plähmerdav ja väärtusetu. Eks ju. Ma ei teadnud sinusse nii suhtu. Sinusse ma ei suhtu niimoodi, nendesse käitumismomentidesse. See, mis mind nende juures hirmutab, on see, et ma näen neid vastutustundetute, põhimõtteliselt, ütleme, kokkuvõttev sõna ongi vastutustundetus. Sest kui mina panen need kaks sõna, lapsikus on selgelt nõus vastutustundetu käitumine, aga vastutustundetu käitumine, mis toob negatiivsed tulemid. Lapselikkus ei ole ma ei näe, et on võimalik, et ta toob negatiivset olukorda või situatsiooni esile. Ei, muidugi laps ju ka ei näe. Aga lapselikkus, kui ma nüüd... Lapselikkus on rõõm. Ja ta on rõõm. Kahtlematult ta sisaldab rõõmu. Ta ei ole iseenesest rõõm, vaid ta on avatus. Ta on avatus ja julgus. Lapselik inimene on loominguline. Ta ei karda riskida. Ma ei ole loominguline, aga jah. Ei, see on sinus loominguline. See lapselikkus, see julgus nii-öelda peale minna, eks ju. Lapsikus on hulljulgus. Jah. Lapsik inimene, tal on täitsa kama kaks, tal on... Ma arvan, et lapsik inimene sellisel lahmib. Ta lahmib, jah. Ja ta ei suuda piiri panna. No just, ehk et ta oleks nagu lapselikkuse ori. Jah. Ta oleks nagu, lapselikkus muutub lapsikuks siis, kui inimene on liiga põikpäine, et edasi liikuda ja näha kõiki teisi külgi. No põhimõtteliselt, jah, ma arvan, et lapselikkust ma julgen endas lubada. Lapsikus valitseb minu üle. Et see on tegelikult see olemuslik vahe, eks ju. Ja see on ka ilmselt see, miks mulle tundub, miks sulle tundub see ilus, sest sa lubad seda endas. Aga mulle tundub see hirmutav, sest ma kujutan seda ette, kui ennast orjastavad. Okei. Sina kujutad ette siis lapsikust, kui tegelikult on tegu lapselikkusega. No me ei saa öelda, et tegelikult on tegu, aga jah, mina näen seda lapsikkusena. Tegelikult ma saan öelda. No selles mõttes kui me võtame niimoodi, et sinu jaoks on ta lapselikkus. Kui sinu jaoks, kui sinu tunne on tegelikkus, siis sinu jaoks on ta lapselikkus. Ei no jaa, aga lapsikus sisaldab ju negatiivset käitumist. Lapselikkus ei sisalda negatiivset käitumist ka teise inimese jaoks. Käitumine on sisuliselt sama. Ei ole. Lapsik käitumine
on teise suhtes nii hoolimatu, lapselikuna ei saa ma kunagi käituda teise suhtes nii hoolimatuna, et ma teen talle haiget või teen talle liiga. Lapsik inimene ei hooli sellest, kui ta teeb teisele liiga. Seda ma mõtlen. Lapsik inimene on isekas. Just. Lapselik inimene on avatud. Just täpselt. Selleni ma tahtsingi põhimõtteliselt on tegemist hea lapse ja kurja lapse. Ja seda ma tahtsingi välja tuua, et see mulle tundubki, et ühesõnaga sina kardad lapselikust inimesest, kuna sa nagu sätid nad ühte mingis mõttes. Sina kardad lapselikust inimesest seda, et ta on samal ajal isekas ja vastutustundetu. Aga tegelikult minu lapselikkus on avatud, soe ja arvestav teistega. Just, ja minu lapselikkus on kuri ja kinnine. Just. Ja mitte lapselikkus, minu lapsikus. Sinu lapsikus, just. Ja kuna sulle on see sees nii tugevalt olemas, siis sa näed peegelduses, sa näed omaenda sisemust ja kannad selle mulle üle. Nojah, ühesõnaga, kuivõrd minus on lapsikus, mitte lapselikkus. Sest lapselikkuse ma olen endas ära keelanud. Ja seda sa üritadki muus maha suruda. Tegelikult ongi nii, et kui ma lapselikkuse endas ära keelan, siis see väljendub lapsikusena. Sellepärast, et ega ükski tunne, mida me endas ära keelame, see ei kao kuhugi. See läheb alateadvusesse ja siis tuleb sealt orjastajana välja. See on nagu inimesed, kes ütlevad, et ma ei ole üldse vihane. Aga siis see viha tuleb neil kuidagi mingi eriti. Just eriti kontrollimatul viisil, sellepärast, et ta ei ole teadvustatud. Ja just täpselt. Kõik tunded, mis on teadvustatud, neid on võimalik kontrollida või noh. See on minu arvates inimeseks olemise nagu üks põhilisi ideid. Sa ütlesid kunagi hästi, et see eristab neid loomast. No selles mõttes, et ütleme, lapsikus on loom. Lapselikkus on... See ei ole kontrollitud. See ei ole kontrollitud, jah. Lapselikkus on taltsutatud loom. Okei. Kuigi ta on samas just taltsutamatus nagu, eks ju. Aga ta ei ole taltsutamatus selles halvas mõttes, sest lapsikus on taltsutamatus. Ma mõtlesin praegu sellele, kuidas, no meil on siin situatsioon, kus Roosi on toas meie koer, kes ka elamba koer. Tema on lapselikkus. Tema on kõige puhtamal viisil lapselikkus. Loomulikult ta võib oma küüntega sulle kogemat haiget teha, sest ta on nii avatud ja ta tahab kõike jagada sinuga. Aga siis, kui ta mulle mängima hakkab jalutades ja rihma otsast lahti tõmbab, siis ma näen teda lapsikuna. Ja siis ta jääb mind vihale. Aga tegelikult on lapselik. Aga tegelikult on ta lapselik ja see lapselikkus tegelikult mulle meeldib. Ma just mõtlesin, mida ma tahtsingi välja tuua, ei olegi mitte lihtsalt see, et see kõik on, mis sa ütlesid, vaid see, et kuidas Roosi... me oleme arutanud, vaata eelmine koer oli sinu moodi, selgrootu, madalam kui muru, tegi alatuid asju ja nii edasi ja oli kergelt tige. Mäletad, ta ammustas lapsi lõpuks ja muutus tigedaks laste peale ja tema oli see, kes nätsutas ära vist 17 kana ühe ööga. Seda küll, jah. Et selles mõttes ta tegi mingisuguseid selliseid... Muidugi ega me ei tea, mitu kana Roosi ära nätsutaks, kui me ta kanalasse lahti laseks. No jah. Või kanad tema juurde. Aga sellist situatsiooni veel ei ole. Aga see situatsioonid ei teki juhuslikult. Just. Aga mida ma nagu tahtsin välja tuua on see, et nagu Roosi on minu moodi, on ju. Kuigi Roosi on Maarja koer ja ta vannub seda surmani, aga tema on tema emme. Ta ongi Maarja koer, aga see ei tähenda, et ma ei tea, kelle koer see Sofi oli. Sisuliselt on kõik meie koerad. Just. Ei, ma lihtsalt. Aga mis ma tahtsin öelda, et Roosi on nagu minu selline, nagu sa oled öelnud, minu selline puhas lapselikkus, puhas rõõm. Nagu Roosi. Roosi on otses mõttes ilus. Ja just, sest ta on esimene koer, kes sulle reaalselt meeldib ka. Et sa vaatadki teda ja ütled, et issand, ta on nii lahe ja siis, kui ta meiega voodis seal on hullanud, ma just postitasin sinu seinale, postitasin pildid, kus te kaisusid ka koos. Ta on nagu, Roosi on nagu puhas tunne. Ta on ainult emotsioon, või instinkt ja emotsioon, või kuidas iganes. Loomadel on ikkagi tunded ka, selles mõttes, et nad on palju lihtsustatumad, ei ole nagu inimesel, eks ju, aga see loomal on ikkagi tunded ja eriti need loomad kutsuvad meist tundeid esile. Just. Ja siis me olemegi nagu seda vaadanud, kuidas nagu Roosi ja just see sobib tegelikult selle lapselikkuse juurde praegu, et kuidas Roosi oma siis sellise puhta lapselikkusega paneb meid ka tundma sarnaseid tundeid. Kuidas me vaata lastega üks päev taga voodis olime. See oli selline
seal meil oli erinevaid situatsioone, meil oli seda healingut vaja, aga see healing oli tema poolt oli nagu nii soe ja tugev. Et lihtsalt tema kallistamine see tuli nagu, noh, ma saan aru, et seal oli jah, loomulikult oli ka olukord, mis vajas nii-öelda remontimist. Aga minu meelest see tuli nagu ise ja täna, kui me neid tundetabeleid täitsime, siis selle olukorra ma märkisin ära sinna rahulduse või õndsuse või ma mäletan, mis tunde. Jaa, ma nägin ja. Või õnn või midagi sellist. No, ühesõnaga, ma kogesin seda, mul tuleb praegu pisar silma, kui ma räägin sellest. No, räägi. See on nagu, see oli kõige õndsam pilt, mis saab olla. Kui sul on lapsed ja koer ja naine hullavad samas sinu juures voodi peal. See oli nagu selline tunne, et selle sisse võis sulada. Ja ma nägin sel hetkel väga heldin pilguga. See oli, sellest ma ei kujuta ette ühtegi paremat tunnet, mis üldse olla saaks. See ei ole üldse võimalik minu arvates. Ega mul oli selles mõttes, minu jaoks on nagu, kergelt nagu sürreaalne. On see, kuidas iga hommik see koer, keda sa ei ole kunagi nagu olnud loomainimene. Aga nüüd on üks koer, kes ta ongi tohutult armas, kui ta nüüd kodus püsiks. Aga kes on tohutult armas ja ta tuleb ja sa kaisutad temaga ja siis ta tuleb ja ta lakub kogu su näo ära ja sa naeratad sa õndsalt sel hetkel, mis tundub mulle sinu puhul suhteliselt hoomamatu situatsioon, sest ma ei kujutanud ette, et sa seda võid teha. Aga sa tegid ja see on nagu positiivne ja see on kihvt ja ulme lahe. Loomi on veel lihtsam armastada kui lapsi tegelikult. Aga sul ei ole olnud. Ja muidugi ei ole, sellepärast, et... Aga võib-olla see lapselikkus ja lapsikus ongi see, mis on takistanud sul loomi armastada. No tegelikult mul on hirm, et ma ei ole nende vääriline. Ja see tähendab seda, et kui ma võtan looma, siis see on vastutus. Ja nüüd ma panen kaalukausile nauding, mida loomast saab ja vastutus, mida ma pean kandma. Aga kas sa oled kunagi uskunud, et sa tegelikult loomast naudingut saad? Näiteks enne praegust ma olen väga vähe seda üldse... Ei, ma olen seda uskunud, aga ma lülitsin täiesti teadlikult välja. Selles mõttes, et vaata, millise entusiasmiga ma hakkasin loomi pidama, kui me siia maale kolisime. Aga siis ma sain aru, kui palju vaeva see tegelikult nõuab. Ja siis ma otsustasin, et never ever. Ja, aga see läheb kokku sellega, mis meie kahe vastandlikkusega jälle. Kuidas minu jaoks, teatud hetkeni küll, kuidas minu jaoks oli kogu see vaev, oli väärt neid killukesi rõõmuhetki. Neid killukesi hetki, kus ma tundsin seda healingut, kus ma tundsin nende seda, tingimusteta armastust nii-öelda, seda lapselikkust ja kõike. See kõik kattis ära minu jaoks kogu vaeva. No jah, vaata... Ja sinu jaoks vastupidi on see, et see vaev, sa tähtsustad selle vaeva nii üle, et mitte miski. Tead, mis ma tähtsustan üle? Sellepärast, et ma taandasin loomadest saadava. Üks asi on see, et ma hakkasin enda kauplema. Ma taandasin suhted kaubandussuhetele. Mis tähendab seda, et ma arvutasin armastuse ümber munadesse, lihasse, ühesõnaga, mingisse sellisesse praktilisse väärtusesse. Aga sellisel juhul ei tasu see ära. Sellepärast, et see emotsionaalne kannatus, mis sa sealt saad ja see positiivne emotsioon, mis sa sellest tegelikult kallimast munast saad, need ei ole üldse, praegu kanapidamist räägime, eks. Aga samas see emotsioon, et kui ma nüüd praegu mõtlen seda positiivset poolt. Kas või see, et ma läksin kanalasse ja seal olid need munad ja see oli kuidagi nii, ja kukk kires hommikuti, et kõik see hääl, see talu hääl. See oli selline, see oli väga, väga tugev positiivne emotsioon. Aga ma ei osanud seda arvutada sisse. Ja seetõttu ma leidsin, et see ei tasu ennast tegelikult ära. Ja tasub koera pidamine. Eks ma olen praegu ka kahtleval, et kas see on reaalne tulu, mida ma seal voodi kõrval. Mul tuleb emotsioonist nutt peale, eks ju. Et kas see on reaalne tulu, mida ma nüüd, mille nimel ma olen nõus muretsema, et tal oleks söök ees ja tal oleks operatsioon tehtud ja nii edasi.
ma tahan küll välja tuua siin mitte küll looma, aga näiteks situatsiooni, kus sul oli mõni päev tagasi, said sa kogeda põhimõtteliselt sama olukorda, kus vaata, me pidime siin sõbranna Jaanikaga pidime ümber tõstma Kopli aeda, onju. Ja sinu jaoks see mõte, et me pingutame, võtame postid lahti, kruvime, puurime uued postiaugud, mässame, onju. Et sinu jaoks see pingutus oli nii, see nägi vähemalt minu jaoks nii välja, nii üle mõistuse oli see sinu jaoks. Et sulle tundus see nii suur vaev, et sa üritasid tekitada mus olukorda, kus ma loobun sellest ettevõtmisest ja me leiame mingi oluliselt lihtsama lahenduse selle asjale. No ma nägingi lihtsamat lahendust ja selle tõttu mulle tundus justkui see nagu mõttetu. Kuigi ma nüüd nõustun suga, et see oli vale tunne. Ei, no oligi see, et rääkimata sellest, et sellest oli kasu ka mingisuguste sinu enda viinamarja istanduse postide jaoks, mida sul oli vaja, on just muidu me poleks seda augupuurijat toonud, ei tea, mis nagu aeg veel. Aga pärast, kui me siis astusime õue ja vaatasime, kui suureks meie hoob läks, kui ilusasti see tiik seal on. Ühesõnaga see aed, mis sai korda tehtud ja ilus ja uus. Ja missugune õnnis ja soe tunne sellega nüüd tuli nagu juurde. Ei, see, jah. See tunne... See on sama situatsioon. See on sarnane situatsioon, jah. Aga täna meil on vist... Aeg on täis, jah. Päris hoogne oli. Päris hoogne, jah. Et eks me vaatame, ükskord me hakkame, kindlasti teeme selle tunnete tabelist ühe saate. Ja ma arvan, et see võikski olla kas meil järgmine või niimoodi saade, sest see on meil, see teema on praegu väga... See on praegu aktuaalne, aga ma arvan, et me peame selle päris tõsiselt korralikult läbi mõtlema. Kuidas me neid tundeid saame kahepoolseks, sest tegelikult see tunnete kahepoolt nägemine, see on nüüd see reaalne 5D maailma minemine. Sest see muudab, see tekitabki selle, et me õpime niimoodi kahelt poolt nägema. See tekitab selle, et ma hakkan järjest rohkem nägema peegeldusi, järjest kaugemale. Maailm on minu peegeldus järjest suur. Lisaks sellele ma arvan, et see on selline, nii kui sa mulle mõtte välja käisid ja me hakkasime sellest rääkima, siis mul käis see peast läbi, et see on kõige parem baariteraapia üldse, on selliste tunnete kehandi loomine baarina ja arusaamine, mis tegelikult, ühesõnaga, see ei ole mitte see, et ma ütlen, et ma põlgan sinust seda, vaid see on see, et ma põlgan sinust seda sellepärast ja siis kuulda vastu ja arutada, mis need tegelikult tähendavad. Minu meelest on ka oluline see, et sa põlgad minus, see tähendab seda, et põlgus ei ole sinus, põlgus on siin meie vahel. Ja sina näed põlgust sealt poolt vaadates sellena, et ma olen selline. Mina näen põlgust siit poolt vaadates, et sa oled selline. Just. Ja võt, kui me niimoodi suudame selle kahepoolsus anda, siis tekib siia eraldi kehand, tundekehand vahel. Ja kui me oleme selle korralikult läbi töötanud, siis ma arvan, et sellega võib ära remontida mis iganes suhte, kes me oleme tulevased võimsad paarid ära. Aga tänaseks on meil aeg täis, et taas oli väga kihvt ja tellige ikka meie kanal, sest meil tuleb uusi huvitavaid mõtteid iga päev. Ja loodan, et teil oli ka lõbus meiega koos ja kõike head ja nägemist. Tšau.